Folderit on maailma kõige kasutajasõbralikum dokumendihaldussüsteem ja ma kohe näitan, kui lihtne selle kasutamine tõesti on. Siin vasakul pool on peakaustad, mida saab muidugi ise juurde luua. Saab olemasolevaid ka ümber järjestada, ümber nimetada või üldse kustutada. Iga peakausta alla saab muidugi luua oma kaustastruktuuri. Või see kaustastruktuur ka näiteks üles laadida. Klõpsan siia ja kausta üles laadimine või valin selle kausta oma arvutist ja lihtsalt lohistan süsteemi. Nagu näete, nii kaustad, alamkaustad kui ka failid jõuavad kenasti siia kohale. Faile saab süsteemi tuua veel ka e-maili teel. Nimelt iga kausta all, mis iganes te ise olete ka loonud, on võimalus importida failid üle e-posti. Kui ma siia peale klõpsan, saan ma aktiveerida selle kausta spetsiifilise unikaalse meiliaadressi. Ja kui nüüd kes iganes siia aadressile saadab e-maili koos attachmentiga, koos kirja manusega, siis see manus jõuab siia, see fail jõuab siia koos saatja infoga. See ei ole siis e-mailide süsteemis hoidmiseks, vaid see on just selle jaoks, et siin saaks kas näiteks skännerist, mõnest muust tarkvarast või kes iganes inimene aadressi teades siia faile sisse saata. Iseenesest on e-maili faile ka võimalik süsteemis hoida. Selleks lihtsalt valite EML faili, lohistate selle süsteemi ja süsteem kohtleb teda väga hästi. Nii nagu ka muudele failidele luuakse siis süsteemisisene eelvaade. Ja kui ma siia peale klõpsan, on võimalik ka siis pisipilti näha. Pisipilti võin vaadata ka selles nimekirja vaates nii, et ma klõpsan siia peale ja nüüd kuvatakse kõik kaustas olevad kaustad ja failid hoopis pisipiltidena. Ja sellele pisipildile oma korda klõpsates saan siis süsteemi sisest eelvaadet vaadata. Nagu näha, sellest eelvaatest on võimalik ka printida, alla laadida, siin dokumendi sees otsingut teostada. Aga seda siis juhul, kui dokument on jagatud kellelegi selliste õigustega, et ta tohib seda kõike teha. Sest madalam õigus, mis on ainult eelvaade ja võimaldabki ainult eelvaadet, see ei võimalda printimist, allalaadimist ega ka dokumendist kopeerimist. Aga sinna veel jõuame. Klõpsan tagasi siia peale, et uuesti nimekirja vaatesse jõuda. Nüüd need 3 tulpa, mida siin näete, nimi, märksõnad, kuupäevad, need on kohandatavad igas kaustas. Võite klõpsata nupule tulbad, näete uuesti täpselt need samad, võite neid ümber järjestada või siis välja kuvada mingeid muid metaandmeid, mis teid huvitavad. Seejuures, kuna te saate ise metaandme välju luua, siis on siin võimalik ka kohaldatud iseenda loodud metaandme välju ja nende sisu hakata välja kuvama. No praegu ma panin ainult dokumendi ID ja nüüd seda siis kuvataksegi siis lisaks. See on siis nimekirja vaade, aga kui ma konkreetsele dokumendile peale klõpsan, siis ma jõuan detailvaatesse. Siin detailvaates ma saan lisada metaandmeid, saan vaadata kontrolljälge, mida failiga tehtud on, saan seadistada meeldetuletusi, dokumenti kooskõlastuseks või allkirjastamiseks saata ja veel mõningaid asju. Kui ma tahan siia lihtsalt metaandmeid lisada, siis ma klõpsan nupule muuda ja saan muuta dokumendi nime, märksõnu lisada. Iga kord, kui koma vajutan, siis tekib see ilus visuaalne märksõna. Saan talle kehtivusaja valida, sisu otsingu jaoks keele määrata, märkmetesse midagi lisada. Nüüd võin selle ära salvestada ja vaatame, kuidas see välja näeb. Nii, selline see kõik on. Ja kõiki neid metaandmeid saab kasutada ka otsingus, mida ma peagi näitan. Nüüd, kui on nõnda, et sooviks luua oma metaandme välja ja mitte ainult konkreetsele failile, mida saab ka teha, vaid näiteks kõigile failidele, mis asuvad kaustas, antud juhul full-time employees. Nii, siis ma klõpsan nupule meta, klõpsan pluss ja nüüd saan kas taas kasutada mõnda metaandme välja, mis ma juba varasemalt olen süsteemis loonud. Või siia plussile vajutades defineerida siis täiesti uue metaandme välja, mis võivad olla erinevat tüüpi. Näiteks kui meil siin on töötajad, siis ütleme lepingu tüüp on siis täiskohaga, poole kohaga, näiteks võtsin praegu nimekirja tüüpi metaandme välja,
loomise, pani talle nimeks lepingu tüüp ja need on siis võimalikud variandid täiskohaga, poole kohaga ja näiteks projektipõhine. Nii, salvestan selle ära ja võin muuta ka kohustuslikuks selle täitmise ja valida, kas see kohaldub ka alamkaustades. Ütleme, et jah, võiks. Nii, salvestan ära, lähen tagasi sinna kausta ja nüüd näete, et süsteem annab juba märku, et siin kaustas on 6 faili, millel pole metaväljad kõik täidetud, mis olid nõutud. Klõpsame siia peale ja nüüd näeme neid dokumente siin ilusti ka. Nüüd, kui ma sellele teatele siin klõpsan, siis ta juba toobki mind seda täitma ja ta isegi ei luba ilma täitmata seda siis salvestada. Ütleme, see on täiskohaga. Lepingu maht on näiteks 10 000. Nii, lähme siia tagasi. Järgmine inimene. Ütleme, et tema on meil projektipõhine. Lepingu mahtu ei ole. Ja täidame ühe veel. See oleks siis näiteks poole kohaga. Ja lepingu maht on näiteks selline. Nii, salvestame ära, lähme tagasi ja nüüd, nagu ma ütlesin, me võime nendest tulpades valida, et me kuvame välja oma lepingu mahtu, et me kuvame välja, jätame märksõnad alles, lisame ühe juurde lihtsalt ja lepingu tüüp. Nii. Ja nüüd on see info meil nüüd kõik ilusasti näha ka selles samas nimekirja vaates. Lisaks sellele, et need on siis dokumendi all siin olemas, et nad on olemas siin nimekirja vaates, on siis võimalik seda kasutada ka otsingus. Et kui ma nüüd hakkan otsima midagi, näiteks contract, siis süsteem pakub mulle kohe reaalajas otsingu tulemusi, aga kui ma tahan teha süvaotsingut, siis ma klõpsan siia peale. Nii, süvaotsing tähendab seda, et mul on esiteks rohkem võimalusi, nagu täppisotsing, aga et otsitakse ka näiteks dokumendi sisust. Dokumendi sisust otsimine on siis OCR tehnoloogia kasutamine. Ehk et nagu näeme näiteks see fail, mis siin on received, no, tema metaandmetes ega pealkirjas ei ole kuskil seda sõna invoice, mille järgi me otsisime. Aga kui me nüüd siia eelvaatele klõpsame, siis me näeme, et invoice on sellel ekraanipildil täiesti olemas 2 kohta kirjutatud ja sellepärast see ka üles leiti. Et nendel 2 dokumendil on siis see sõna invoice sisse kirjutatud. Kui ma nüüd korraks vahetan oma ettevõtet ja lähen teise ettevõtte all otsingusse, siis ma saan teile näidata seda, mis võimalused siin veel on. Näiteks, kui ma panen fraasi jutumärkidesse, siis otsitakse dokumente, kus see kõik need 3 sõna just sellises järjekorras esinevad. Tuleb välja, et siin on 3 dokumenti vastavat. Ma näen, et Data Protection Laws on siin tõesti kirjas ja siin dokumendis on ka EEA, mida ma tean, et selles järgmises dokumendis ei ole. Siin on küll Data Protection Laws, aga mitte EEA. Data Protection Laws on siin olemas. Ja kui ma nüüd tahan välistada selle EEA, siis ma panen miinus. EEA ja nüüd me leiame kõik need dokumendid, kus sisaldub Data Protection Laws, aga ei sisaldu EEA. Vaatame nüüd. Jah, see ei ole see EEA-ga variant. Aga kui me selle asendame plussiga, siis me nõuame just dokumente, kus on terve see fraas ja kusagil dokumendis ka EEA. Ja leiamegi täpselt ühe dokumendi, kus tõesti on olemas nii Data Protection Laws kui EEA kenasti olemas. Ja tänu OCR-ile otsitakse siis ka dokumentidest, mis on lihtsalt dokumendi fotod, fotokoopiad, skanneeringud, ka need siis tuvastatakse teksti kujule. Täppisotsingu alt saan veel otsida konkreetse kausta seest või kuupäeva vahemikust, faililaiendist ja kasutada kõiki neid siis, et oma otsingut kitsendada. Kustutan praegu otsingu termini ära ja avan hoopis meta alt meie enda loodud metaandmeväljadest siis otsingu. Näiteks võin siit valida, et lepingu maht, mis oli määratud numbrilise väärtusena, peab olema vähemalt 10 000. Ja nüüd need dokumendid, mis on siis vähemalt 10 000 vääringuga, klõpsame peale, näeme, et contract value ehk lepingu väärtus on 10 200 selle dokumendi puhul ja järgmise dokumendi puhul 15 000 ja küllap
üle 10 000 ja järgmise puhul 20 000. Nii, samal ajal ma võin avada veel neid metaandmevälju ja öelda, et samal ajal kliendi nimi peab sisaldama näiteks sellist osa. Mingisugune asja valmimise staatus on, see märkeruut on märgistatud. Ja niimoodi on võimalik siis päris komplekseid otsinguid üles ehitada ja tõesti leida kõik, mida tarvis. Ma vahetan ettevõtte jälle selle teise demo konto vastu. Nii, ja siin me siis olime. Klõpsame uuesti dokumendile peale ja näeme, et siin me oleme siis natuke metaandmeid täitnud, aga äkki siin me olime seda veel rohkem teinud. Ja, siin olid märksõnad, aga olid veel täitmata need uued loodud metaandmeväljad. Ütleme, lepingu maht on selline, lepingu tüüp on näiteks täiskohaga. Nii, nüüd on meil täidetud siin vaikimisi metaandmeväljad, lisaks ka loodud oma metaandmeväljad. Näeme, et logis kõik need muudatused kajastuvad. Kui nüüd dokumendist tuleb uus versioon, siis ma saan klõpsata nupule lae üles uus versioon ja lihtsalt valida dokumendi ja selle lisada siis selleks uueks versiooniks süsteemi. Nagu näha, tekkis nüüd selline moodul siia teised versioonid. See, mis me just üles laadisime, kõige uuem versioon, see on nüüd siin üleval, aga eelmine versioon on siin. Ja kui mul tuleks veel siia uusi versioone, siis ma muudkui klõpsan uuesti lae üles uus versioon ja lisan järgmise versiooni, nii et siin see versioonide ajalugu lihtsalt kasvab ja kasvab. Lisaks on võimalik dokumente omavahel seostada. Näiteks kui see kontrakt 1 peaks olema seotud mõne muu dokumendiga, siis ma klõpsan nupule muuda, kus ma sain muuta ka neid metaandmeid. Ja seotud väljade valikust saan siis valida sirvi ja otsin mingisuguse dokumendi, mis oleks vaja siis seostada käesoleva dokumendiga. Nii, fail on edukalt seostatud, salvestame. Läheme tagasi ja nüüd näeme, et lisaks sellele teistele versioonidele on veel üks moodul siia tekkinud seotud failid. Ja seda ma võin korrata, ma võin minna uuesti muuda vaatesse, jälle sirvi ja ütlen, et ka selle contract 2-ga oleks vaja seose luua. Nii. Siia peale ja nüüd näeme, et seotud faile on juba 2 tükki. Saan neid siit ka vaadata ja peale klõpsates siis viib ta mind konkreetse dokumendi alla. Veel saan meeldetuletuse seadistada siis igale failile süsteemis. Klõpsan lisa meeldetuletus ja nüüd siis valin kuupäeva, millal see meeldetuletus peaks saadetama. Valin adressaadi, olgu ta siis konkreetne inimene, tema emaili aadress või kasutajagrupp. Kui ma olen loonud kasutajagrupid, siis see on üks koht, kus ma seda kasutada saan. Et võin näiteks praegusel juhul valida, et see saadetakse Johnile sõnumiga tegele sellega 18. augustil kell 15.34. Nii, siia ta ilmus. Ma saan uuesti klõpsata lisameeldetuletus ja niimoodi valida mõne muu kuupäeva, mõne muu kellaaja, mõne muu adressaadi või kasutajagrupi ja mõne muu sõnumi ka. Näiteks paneme Janele ka. Näiteks vaata, et John sellega tegeleks, on talle meenutus. Ja nüüd ongi meil 2 meenutust, mida me saame ka hallata, võime peale klõpsata muudatusi teha, vaadata nende sisu või need üldse eemaldada. Jagamisest räägime peagi. Säilitus, see on siis, kui kaua dokumenti säilitatakse. Vaikimisi muidugi kõiki dokumente piiramatult või alatiselt. Aga kui ma tahan, et see konkreetne fail näiteks kustutatakse automaatselt kuu lõpus, kell 15.35, siis seda ka tehakse. Ja saan valida 2 tegevuse seast, kas ta saadetakse automaatselt prügikasti või kustutatakse kohe jäädavalt. Nii, ja siin on nüüd näha ka see säilitusinformatsioon. Seda säilitust on võimalik ka automatiseerida. Näiteks kui meil on kuskil kaust, loome uue kausta, näiteks delikaatsed andmed, ja paneme siia mõned failid sisse, näiteks need 3. Lisasime siia mõned failid ja saan valida siis säilitus, aktiivne ja valida, kui kaua aega, näiteks 7 aastat, neid dokumente siin kaustas hoitakse ja peale seda, kui dokumendi vanus saavutab selle
7 aastat, siis ta automaatselt kustutatakse praegusel juhul. Ja kui ma soovin, siis ma saan tulpades ka panna välja kuvama säilituse aja lõpu. Läheme tagasi oma raamatupidamise kausta, kus meil oli dokument, millega me põhiliselt töötasime. Nii. Lukusta fail. See tähendab siis seda, et kui ma tahan olla ainus muutja õigustes inimene, kes antud juhul dokumendi muutmisega saab tegeleda, siis ma lukustan selle faili teistele kasutajatele. Teised saavad endiselt dokumendile ligi, nad näevad seda, nad näevad detailvaadet, dokumendi eelvaadet, saavad isegi õiguste olemasolul dokumenti alla laadida, aga nad ei saa uut versiooni üles laadida, nad ei saa muudatusi teha metaandmetes, kuni ma siis seda lahti ei ole lukustanud või 6 tunni möödudes automaatselt. Siit oli siis võimalik uus versioon üles laadida. Kui see dokument vajab kooskõlastust, siis ma klõpsan pea nupule algata kooskõlastusring, lisan oma resolutsiooni ja valin siis, mis tüüpi kooskõlastusringiga on tegemist. Paralleelse puhul kutsutakse korraga kooskõlastama ja ei ole vahet, kes siis esimese või teisena oma otsuse teada annab. Järjestikuses režiimis aga läheb see kooskõlastusring järjestikku, et kõigepealt see esimene, kes meil siia sisse on pandud, siis alles kui tema on ära kooskõlastanud, liigub kutse järgmisele ja nii edasi ja nii edasi. Kui ma tahan, võin ka eraldi sisse lülitada liiguta peale kooskõlastamist, kus ma saan siis valida kausta, kuhu täielikult kooskõlastatud fail automaatselt ümber paigutatakse ja saan valida, kas metaandmed on kooskõlastajatele näha või mitte. Ja muide, kooskõlastama saab kutsuda keda iganes, kellel email aadress on, ta ei pea olema folderiti kasutaja. Nii et ka väliseid partnereid on võimalik kaasata kooskõlastusringidesse, nad ei pea registreeruma, nad saavad emaili peale kutse, klõpsevad unikaalsele lingile ja näevad seal seda kooskõlastusvaadet. Ja sama ka digiallkirjastamise puhul. Digiallkirjastama on ka muidugi võimalik siis kutsuda keda iganes ka väljastpoolt folderiti kasutajaid. Ja nad saavad kenasti siis osaleda allkirjastades ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID-ga. Lisaks on meil olemas DocuSigni integratsioon, aga see ei mängi erilist rolli Eestis, et pigem ta on just välispartnerite jaoks sellistes riikides, kus ID-kaarti ja sellist allkirjastamist veel ei leidu. Aga DocuSign on maailma kõige tuntum elektroonilise allkirjastamise bränd, nii et teie välispartnerid kindlasti teavad ja austavad seda meetodit. Nii, mida veel teha saab? Nii dokumente kui kaustu saab näiteks duplikeerida. Ma võin valida dokumendi ja klõpsata duplikeeri. Ma saan valida, kuhu see siis duplikeeritakse ja teeme siia samma kausta ja tekibki kohe duplikaat sellest. Samamoodi on siis tervet kausta või kausta struktuuri võimalik märgistada ja duplikeerida. Nii et kui teil on tarvis ühte ja sama kausta struktuuri muudkui korrata ja korrata erinevatesse kohtadesse, siis see on hea viis selle tegemiseks. Näete siit alt, et kõigis kaustades on ka raportid olemas. Saab Excelisse, OpenOffice'isse, CSV või PDF faili siis kausta raporti alla laadida. Aga raporteid on veel mitmesuguseid ja neid näitan peagi. Kõigepealt aga ma näitasin, et arvutist on väga lihtne faile süsteemi saada, aga kui te kasutate Office 365, siis on võimalik dokumente ka luua ja muuta otse siis süsteemi kaudu. Klõpsan siia noolele ja saan valida luua uue Wordi, Exceli või PowerPointi faili. Wordi faili loomiseks klõpsan siia peale. Esimene kord pean siis sisse logima, aga edaspidi ta mäletab mind, nii et ma saan luua oma siinsamas, luua siis oma dokumendi. Võin talle siis mingi nime ka panna. Näiteks on tema nimi meil leping. Ja kui ma nüüd selle akna sulgen ja uuendan siin vaadet, siis me näeme, et see leping ilmus kohe siia automaatselt. Ja tal on ka eelvaade. Näeme, et luua oma dokumendid siin samas on kenasti siin kirjas. Kui ma siia peale klõpsan, siis muidugi on kõik informatsioon olemas siin, aga ma saan vajutada ka muuda rakenduses Word, nii et mina või keegi teine, kellel on muutja õigustes ligipääs dokumendile, saab siis süsteemist lahkumata põhimõtteliselt luua või muuta seda dokumenti. Lisame ühe rea, värvime midagi kollaseks ka, salvestame ära ja sulgeme akna
Ja nüüd on nii, et me näeme siin teiste versioonide all, et iga kord, kui keegi mõne muudatuse teeb, siis salvestub sellest uus versioon. Et see eelmine 1 reaga versioon on siis üks nendest, aga see uus 2 reaga on juba praeguse aktiivseks versiooniks muudetud. Kui ma tahan taastada mõne varasema, siis ma klõpsan siia taastamise nupule ja nüüd on meil aktiivne versioon see 1-realine, aga võin siis taastada jälle selle kõige värskema versiooni ja nüüd on tema siin. Nii et Office'i integratsioon ka kenasti olemas. Kui ma tahan kooskõlastusringi automatiseerida, siis ma võin teha näiteks nii. Ma teen 2 kausta. Näiteks arved kooskõlastuseks. Nii muudame arved kooskõlastuseks ja lisaks kooskõlastatud arved. Ja mida me tahame teha on siis see, et kui on dokument pandud arved kooskõlastuseks kausta, siis algab automaatne kooskõlastusring ja kui see edukalt lõpeb, siis paigutab süsteem ümber selle faili kausta kooskõlastatud arved. Nii. Paneme siia esialgu näiteks 1 arve sisse. Ja kohe muidugi midagi ei juhtu, sest meil ei ole siin veel defineeritud kooskõlastusringi. Aga seda kohe teeme, olles siin kaustas, klõpsan töövoog. Muudame selle aktiivseks ja saan valida, kas tegemist on kooskõlastusringiga või digiallkirjastamisringiga, mis automaatselt algab siia kausta pandud failidega. Ütleme kooskõlastus. Ütleme, et resolutsioon sobib maksmiseks. Tüüp jälle, nagu selgitasin, paralleelne ja järjestikune. Saan siis valida, kuidas palju inimesi siin osalema peab. Praegu jätan ainult 1 inimese ja panen enda kasutaja siia sisse, et minu otsus oleks siis nii-öelda lõplik. Liiguta peale kooskõlastamist, lülitame ka sisse, valime kausta ja selleks kaustaks on kooskõlastatud arved. Nii et peale seda, kui dokument on lõplikult kooskõlastatud, liigutatakse see siia. Nii, kas metaandmeid näidatakse faili vaatajale või mitte, kas kohaldub ka alamkaustadele või mitte. Loome kooskõlastusringi ja näeme, et tekkis selline kollane täpike siia juurde. Klõpsame dokumendile peale ja näeme ka siis kontrolljäljest, et on algatatud kooskõlastusring. Kui me vaatame kooskõlastusringi, siis saame siin veel muudatusi teha, seni kuni esimene inimene siis on midagi otsustanud. Ma ütlesin, et nii kasutajad kui mitte kasutajad saavad kooskõlastusringis osaleda, et kõik saavad siis e-maili peale kutse, aga need, kes on registreeritud kasutajad, neil on väike eelis, neil on oma töölaud. Siin üleval paremas nurgas on näha, et mul on 14 ülesannet. Klõpsan siia peale ja näen, et 2 dokumenti, mis ootavad minu digiallkirja, ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga näiteks. Ja lisaks dokumendid, mis vajavad minu kooskõlastust, on siin kaasa arvatud siis see viimane J2, mida me koos siin kooskõlastusele saatsime. Kooskõlastaja saab dokumendi eelvaatega tutvuda, saab seda ka alla laadida, näeb siis resolutsiooni, näeb, kes veel kooskõlastusringis osalevad ja saab jätta oma kommentaari ja samuti siis lisada faili oma otsusele, kui see peaks vajalik olema. Ütleme, et minu kommentaar on muutke kuupäev ja ma lükkan selle konkreetse dokumendi praegu tagasi. Otsime selle faili uuesti üles ja vaatame, mis temast sai. Arved kooskõlastuseks. Ja näeme, et siin on punane täpp, klõpsame peale. Näeme kontrollijäljest, et see on lõpetatud, dokument tagasi lükatud. Kui ma vaatan kooskõlastusringi, näen ka siit, kõik on nüüd lukus. Muutke kuupäev, näen siin seda kommentaari. Ja näen, et dokument kahjuks on tagasi lükatud. Aga ma saan nüüd oma vea parandada. Saan laadida üles uue versiooni dokumendist. Ütleme, et ma parandasin selle kuupäeva siis ära. Ja nagu te näete, siis see varasem versioon on nüüd siin versiooni ajaloos ja tema on tõesti tagasi lükatud. Aga see praegune versioon, mis ma just üles laadisin, on jälle kollane. Ehk et kooskõlastusring hakkas automaatselt. Iga versioon dokumendist saab eraldi kooskõlastada. Vaatame kooskõlastusringi, täpselt, kõik on pooleli. Lähme nüüd uuesti oma selle töölauale ja klõpsame siia J2 ja seekord kiidame asja heaks. Nüüd sobib, kinnitame ära. Dokument on kooskõlastatud, kuna ma olin ka ainus, kes selles ringis osales, siis
piisas minu kooskõlastusest antud juhul. Ja kui me nüüd läheme uuesti raamatupidamine ja vaatame arved kooskõlastuseks kausta, siis see on täiesti tühi. Miks ta tühi on? Sest nagu me mäletame, palusime me süsteemil kooskõlastatud arved panna kausta kooskõlastatud arved. Ja siin ta ongi. Seekord roheline, klõpsame talle peale, vaata kooskõlastusringi, näen seda kommentaari kenasti ja saan alla laadida ka kokkuvõtte. Saan siis süsteemil lasta genereerida PDF-faili, kus on originaaldokument, näiteks see arve, ja millele on lisatud lisaleht, kus on siis kokkuvõte kõigi otsustest ja lõplikust otsusest kooskõlastuse osas. Teine variant on alla laadida zip-fail, milles on siis originaalfail, mida ei ole puudutatud, ning eraldi siis see kokkuvõttefail või siis ainult kokkuvõtte üksi. Kui ma korraks lähen tagasi oma töölauale, siis kõigil on ka oma kooskõlastuste ajalugu. Siia vajutades on siis näha kõiki dokumente, mida ma olen siis kunagi kooskõlastanud või tagasi lükanud. Saan selle järgi ka sorteerida. Näiteks mina olen siin kooskõlastanud dokumendi, aga see on endiselt ootel. Milles asi? Saan peale klõpsata ja näen, et kuigi 2 esimest inimest on siin tõesti dokumendi kooskõlastanud, siis 3. on kutse saanud, aga ei ole oma otsust veel andnud. Jagamisest, dokumentide kaustade jagamisest ja ligipääsu õigustest räägin kohe järgmisena, sest nüüd ongi õige aeg rääkida admin tööriistadest, millest teine asi on halda kasutajaid, aga esimene on töölaud. Et nagu ma näitasin, siis igal kasutajal on oma individuaalne töölaud. Aga lisaks sellele on siis administraatorite töölaual näha erinevat sorti raporteid. Näiteks kõik duplikaadid süsteemis. Siia peale klõpsates on siis näha, missugused failid on duplikeeritud ja kuna tegemist on faili hashi põhise duplikaatide identifitseerimise süsteemiga, siis isegi kui faili nimi on erinev, aga sisu on identne, siis süsteem selle tuvastab duplikaadina. Siin näeme kõiki dokumente, mis on organisatsiooni sees kooskõlastuse ootel. Kõiki dokumente, mille säilitusaja lõpp on lähema 30 päeva jooksul ja üks selline dokument meil siin tõesti on. Peale klõpsates saame jälle näha, et jah, tõesti ta kustutatakse jäädavalt sel kuupäeval, aga saame sellest teha muudatusi, kui tarvis. Lähenev aegumise tähtaeg, kui mäletate, siis ühele dokumendile panime siin külge kehtivusaja. Ja kui see väli on täidetud, siis süsteem oskab selle põhjal koostada siis raporti kõigist dokumentidest, mis on juba aegunud või mis aeguvad lähema 30 päeva jooksul. Ja olemas on ka kõikide failide raport. Kõik failid, mis on siis üldse teie ettevõtte all süsteemis, on võimalik siis raportina alla laadida näiteks Excelisse, seal oma erinevaid analüüse teha näiteks Excelis. Ja samuti on seal siis kõik dokumentide, kõik failide metaandmed ja kogu informatsioon, mida süsteem teab failide kohta, on siis kaasatud nendesse failidesse. Mitte ainult need 3 infotulpa, mida siin näete. Halda kasutajaid. Teie esimene kasutaja, mille te süsteemis registreerisite folderit.com kaudu, on siis peakasutaja, esimene peakasutaja ja esimene administraator. Ja kõik andmed on teile nähtavad. Kogu struktuur on teile nähtav, kaasa arvatud admin tööriistad. Kui ma tahan siia kasutajaid lisada, siis ma klõpsangi nupule lisa kasutaja, panen selle kasutaja e-maili aadressi, eesnime, perekonnanime, ameti. Ja loon kasutaja. Kui organisatsioonil on tarvis, siis saab luua ka oma paroolipoliitika, selleks klõpsan nupule paroolid ja saan näiteks muuta 2-faktorilise autentimise, seadistamise ja kasutamise kohustuslikuks. Saan paroolile miinimumpikkuse määrata ja erinevaid parameetreid siin veel muuta. Ja kui nüüd kasutaja, kellele me siis kutse liitumiseks edastasime, saab selle kutselingi kätte, klõpsab sinna, siis ainus väli, mille ta seal täitma peab, on parooli väli. Ja võimalik ka, et 2-faktorilise autentimise. Kui ta on selle ära teinud ja sisse logib, siis vaikimisi kõik inimesed, kelle te lisate siin kasutajate halduse all, saavad vaikimisi ligipääsu tiim kaustale. See on ainus kaust, mis on siis ilma
eraldi välja jagamata, ligipääsetav kõigile tiimi kasutajatele, antud juhul siis ainult Janele. Kui Jane kunagi töölt ära läheb, siis me tuleme ka siia, klõpsame siia ja eemalda ligipääs kõikjalt. Need 2 klõpsu ja ta ei pääse enam millelegi ligi, ükskõik, mis talle siis jagatud oli. See tiimikaust, nii nagu iga muugi kaust, ei pea olema selle nimi tiim, te võite ise selle ümber nimetada nii nagu soovite, võite sellega tühjaks jätta, aga näiteks võib siin ju hoida mingid firma suvepäevade galeriisid või firma poliitikat, CVI, turundusmaterjale, midagi sellist, mis on kõigile okei või isegi kohustuslik ligi pääseda. Aga kõiki muid ressursse tuleb siis valida, kes millele ligi pääseb. Meil on loodud siis üks kasutaja, aga lähme siia halda kasutajagruppe ja loome ühe kasutajagrupi ka. Näiteks on üks uus grupp juhatus ja loome veel ühe grupi, näiteks raamatupidajad. Nii, nüüd on meil 2 gruppi, kummaski 0 kasutajat sees, aga põhimõtteliselt on siis võimalik siia lisada nii kasutajaid kui ka kasutajagruppe omakorda. Näiteks selles grupis võib omakorda olla juhatuse grupp sees. Jane. Nii, nüüd on meil 2 kasutajagruppi, ühes neist on üks kasutaja, see on Jane, ja teises praegu kasutajaid ei ole, aga me saame seda gruppi sellegi poolest kasutada. Kui me tahame nüüd selle raamatupidamise grupi kogu täiega välja jagada, siis me klõpsame siia, jaga. Ja nüüd saame valida, kas me jagame selle kasutajagrupile või mõnele konkreetsele kasutajale või loomulikult mõlemale. Näiteks raamatupidajatel kogu grupil peaks olema muuti õigustes ligipääs raamatupidamise grupile. Kui me tahame, siis ligipääs võib ka aeguda automaatselt. Kui ei taha, siis jätame nii. Ja lisaks jagame selle siis näiteks Tennisele, anname talle vaatajaõigused, mis aeguvad kuu lõpus. Nii, nüüd on meil üks kasutajagrupp ja üks konkreetne kasutaja siin all, kes pääsevad ligi kõigele, mis on raamatupidamise peakausta all. Kui me siin omakorda tahame teha nii, et mõned inimesed ja grupid pääsevad tõesti kõigele ligi kogu see raamatupidamise peakaust, siis võib-olla on siin all mingi fail või ütleme kaust, kuhu me tahame, et keegi ligi pääseb, aga et ta teistele asjadele ei pääse. Näiteks loome siia 2021 kausta ka ja ütleme, et sellele on okei ligi pääseda kellelgi, aga mitte sellele ja sellele failile. Siis me ei jaga seda peakausta, vaid lihtsalt ühe alamkausta. Ja jagamine käib täpselt samamoodi. Samasugune aken tuleb ette. Jälle saan valida, kas konkreetne inimene või kasutajagrupp ja kas ligipääs ka aegub. Ka konkreetsele failile on võimalik ligipääsu siis anda. Samamoodi vajutan siia jagamise nupule ja valin, kas inimene pääseb ligi sellele. Need kasutajate õigused, mida te siin nägite, lähme korraks siia jagamisse tagasi, olid siis eelvaade, vaataja, muutja ja ainult üleslaadija. Kõige madalam õigus on üleslaadija. See tähendab seda, et inimene küll pääseb ligi raamatupidamise peakaustale, aga ta ei näe seal ühtegi faili ega kausta. Ta saab ainult lisada faile. Järgmine tase on eelvaade ja see tähendab siis ainult seda, et kuigi inimene näeb kõike antud juhul siis selles raamatupidamise peakaustas ja alamkaustades, ei saada midagi alla laadida, midagi muuta, midagi trükkida või kopeerida. Ta on piiratud siis süsteemi sisese eelvaatega ainult. Vaataja tähendab seda, et ta saab alla laadida ja vaadata süsteemi sees, aga muuta endiselt ei saa. Ning muutja on siis täisõigused selle konkreetse raamatupidamise peakaustas. Nii et raamatupidajatel on meil täisõigused, muutiõigused, samal ajal kui tennis saab küll kõike seal vaadata, aga ei saa midagi muuta. Ja nagu ma ütlesin, konkreetse faili puhul jälle toimib samamoodi. Ainus vahe on selles, et siin seda üleslaadija võimalust ei ole, sest tegemist on faili, mitte kaustaga antud juhul. Aga ma saan ka konkreetsele failile anda kellelegi ligipääsu. Aga lisaks sellele, näete siin all on veel üks võimalus, see on avalik link. Kui ma selle aktiveerin, kopeerin selle aadressi ja saadan e-mailiga sotsiaalmeedias või panen oma kodulehele, siis kes iganes seda linki teab, saab failile ligi ilma registreerimata. Siin on tegelikult 2 õiguste taset, mis on võimalikud, näiteks eelvaade
ja allalaadimine. Eelvaade siis tähendab tõesti seda, et kui ma nüüd selle kopeerin, siis kes iganes seda aadressi teab, saab dokumenti ka tutvuda, aga ta ei saa seda alla laadida ikkagi, ta näeb ka seda nii-öelda brauseri sees seda eelvaadet ja allalaadimine lubab ka siis alla laadida. Nii, ja see ressurss jääb siis siniselt põlema, millel see aktiveeritud on. See on siis ligipääsude haldus selline. Prügikast, admin tööriist, mis tähendab seda, et seda plokki näevad ainult administraatorid. Nii et kui ka mõnel raamatupidajal, või õigemini antud juhul kõigil, kui mäletate, kõigil raamatupidaja grupi inimestel on muuti õigus, on õigus siit midagi kustutada, siis kui ta midagi tõesti kustutab, läheb see prügikasti ja prügikasti näevad ainult administraatorid, ainult nemad saavad otsustada, kas mingi asi siis lõplikult kustutada või tuleb hoopis taastada. Ma rääkisin teile säilitusautomaatikast, töövoogude automaatikast, aga loendur on siin mainimata. Et igas kaustas on võimalik siis seadistada dokumendi loendur. Näiteks ütleme selles personali kaustas, ma tahan, et siin all meil kehtiks loendur. Ma vajutan siia loenduri nupule, aktiveerin selle, annan registrile nime ja kirjutan siia selle numereerimise skeemi ja see eelvaade siin hakkab kuvama siis, kuidas see kõik välja näeb. No näiteks võib see olla nii. Näiteks sellise algusega 3.1.personal, nii loomulikult tuleks nüüd valida siit dünaamiline element, millest kõige loogilisem asi on number. Nii, ja antud juhul siis esimene dokument saab sellise numbri, järgmine dokument saab personal 2, 3 ja 4 ja nii edasi. Aga lisaks sellele numbrile on mul võimalik veel lisada dünaamilisi elemente siit. Näiteks kuupäevad, nädalapäevad, kuud, aastad, isegi sekundid. Näiteks võingi niimoodi võtta, et personal 1 ja kuupäev on meil kuupäev nulliga, tekib kohe 04, sest täna on 4. Nüüd ma panen näiteks kaldkriipsu siia vahele, siis võtame siit kuu nulliga 08, paneme jälle kaldkriipsu vahele ja võtame siit veel ka aasta 4 numbrit. Nii et nüüd on selline numereerimise süsteem meil. Siia vahele võib ju veel midagi panna. Noh, näiteks nii. Kui me tahame, siis saame ka valida, et näiteks iga aasta lõpus see number nullitakse või läheb siis tagasi 1 peale. Salvestame selle ära ja nüüd, kui me mõned dokumendid siia üles laadiksime, siis kõik need numereeritakse vastavalt meie skeemile. Klõpsan dokumendile peale ja näen, et see on personal 1 ja see dokument on hoopis personal 3. Nii, ma võin ka tulpades panna välja kuvama dokumendi numbri. Selleks valin dokumendi number, salvestan ära ja nüüd on näha kenasti dokumendi number siin samas ka. Administraatorid pääsevad ligi ka sellisele registrite üldvaatele. No, nagu mäletate, siis me siin personali kaustas lõime oma ainsa registri, sellepärast on meil siin registrite jälle ainult 1 ja siin omakorda on näha siis kõik dokumendid, mis sellesse kuuluvad. Raport on võimalik jälle Excelisse alla laadida, kui tarvis. Et täielik ülevaade on olemas. Nagu nägite, klõpsasin siia nupule admin tööriistad ja veel tööriistu. Üks neist on tõesti loendur, aga lisaks sellele on siin näiteks jaga. Ja see jaga siin on sellepärast admin tööriistade all, et see on kogu minu ettevõtte rolli jagamine. Ehk et kui ma tahan siin luua lisa administraatoreid, siis ma teen seda siit. Klõpsan veel tööriistu, jaga, nüüd panen selle, näiteks kasutajagrupi, terve juhatus, kõik, kes seal grupis liikmed on ja annan neile muuti õigused. Sellega saavad nad administraatori privileegid. Ehk et kõik inimesed, kes on juhatuse grupis, nad näevad kõiki andmeid, mis meil süsteemis on ja admin tööriistu samuti ja saavad kasutada neid, et hallata kasutajaid ja mida iganes veel tarvis teha on.
et on võimalik siis siia ka lisada üksikinimesi ja erinevaid kasutajagruppe, aga kui muud ja õigused on kellelegi antud siin rolli piires, siis on ta administraator. Ülevaade ligipääsudest näitab kõiki inimesi, kellel on mingigi ligipääs teie süsteemile. Ja kui me nüüd klõpsame nimele peale, siis me näeme ka, millele nad täpselt ligi pääsevad. Konkreetsele inimesele on jagatud siis raamatupidamise kaustsiit. Janele on meil jagatud raamatupidajate kaust ja kuna ta on meie tiimis ka, sest me lisasime ta enda kasutajana, siis ta pääseb sellele tiimi kaustale ligi. Ja John, mina pääsen kõigele ligi. Ja avalikud lingid ka, kui mäletate, siis me aktiveerisime selle faili puhul siis avaliku lingi ja administraatorid näevad kõiki süsteemis olevaid aktiivseid avalikke linke ja saavad siit sellega siis ära eemaldada, kui tarvis. See metainfo siin, mäletate, kuidas me defineerisime oma kohaldatud metaandmevälju. Kõik need, mis iganes kaustade või failide all need defineeritud on, siis administraatoritel on täielik ülevaade kõigist ise loodud metaandmeväljadest selle ettevõtte piires. Ja siit on siis omakorda võimalik neid ka hallata, näiteks muuta, ütleme, lepingu tüüp on nimekiri, aga kui meil mingi variant siia juurde tuleb, siis ma saan selle siit kohe muudatuse sisse viia. Või kui midagi enam üldse tarvis ei ole, siis ma saan selle ära kustutada. Ta muidugi ütleb mulle ka, et see on kusagil kasutuses või ei ole. Ja selle all on veel üks logi nupp. Ja see on siis globaalne logi kõigi minu firma tegevuste kohta, mis ei ole mitte ainult minu kasutaja, vaid kes iganes on siis minu firmal mõni minu kasutajatest midagigi teinud. Ma saan siit valida mingi konkreetse tegevuse, näiteks kõik failid, mis on alla laaditud, kõik, nagu näete, kõik on kaetud, siin on väga palju variante. Kasutaja lükkas dokumendi tagasi, kas meil selliseid on? Jah, üks dokument tõesti on. Dokument oli tagasi lükatud, üks tema versioon, eks. Lingi loomine, kaustade kustutamine, kaustade taastamine, dokumentide kooskõlastamine, kõik võimalikud variandid on olemas. Ma saan defineerida ka kuupäeva vahemiku, konkreetse kasutaja ja tõesti võtta raportid välja igasuguste tegevuste kohta. Ja nagu näha, ka neid on võimalik siis nii Excelisse, OpenOffice'isse, CSV-faili või PDF-i alla laadida. Üks asi, mis siin veel näitamata oli, ongi linkide kasutamine süsteemis. Selleks ma vahetan korraks ettevõtet ja näitan, et ma olen siin loonud lausa kausta lingid ja siia erinevad lingid juba sisse pannud. Mida see tähendab on see, et kui ma klõpsan lisalink, siis on mul võimalik lingile anda nimi ja kleepida siia siis lingi aadress, et see, kuhu ta viitab või mida ta näitab. Ja siin on valik, kas see link avaneb uues aknas või iframe'is ehk et süsteemi sees. No näiteks on võimalik selliselt embeedida Google'i vormid, mis on täidetavad süsteemi sees või isegi YouTube'i video selliselt siia sisse panna. Igasuguste väliste ressursside jaoks, mida kuskil hallatakse kusagil mujal, võib-olla koolitusmaterjalid, mis on mõne teenusepakkuja lehel ja alati just seal kõige uuemas vormis või nagu siin on öeldud meedia monitooringuks näiteks mingite artiklite viited, siis on võimalik siin ka sellist linkide kogu nagu knowledge base'i hoida ja hallata ja nendele ligipääsed täpselt samamoodi nagu muudele, nagu failidele. Ja kui ma dokumendile peale klõpsan, siis ma näen ka, kes on siis selle lingiga kunagi interakteerunud, kes on seda linki avanud, on kenasti siin näha kasutaja nime järgi ja tegelik aadress ka. Niisiis, peateemad, nimekirjavaade, pisipiltvaade, detailvaates erinevad võimalused, andmete üleslaadimine ja loomine ka Office integratsiooni kaudu, otsing, sealhulgas täistekst sisuotsing, kasutajate haldus, kõik see on meil kenasti kaetud. Vast veel siis lõpetuseks näitan teile, et nii nagu mina siin klõpsasin erinevate firmade vahel, nii on see ka teil võimalik. Ehk et kui teil näiteks on ettevõtete grupp,
siis te võite folderiti võtta kasutusele grupina ja siin siis erinevatele tütarettevõtetele luua oma ruumi. Näiteks kui ma vahetan praegu selle Mendeley Berliini vastu, siis näete, et see sisu siin on hoopis teine. Peakaustad on teistsugused, kasutajate all on teised inimesed. Et see ei ole üldse sama informatsioon või My Second Company siin samamoodi või ütleme kolmandat moodi veel ja siin näiteks ei ole ühtegi kasutajat. Ehk et isegi kasutajate tiimid on võimalik siis lahus hoida ja kui keegi on mõne nendest tütarettevõtete kontodest administraator, siis see ei tähenda, et tal oleks tingimata üldse mingi ligipääs teisele ettevõttele või kui on, siis äkki see on piiratud. Näiteks kui ma siin klõpsan Mendeley Londoni peale, siis näete, et sealt konto alt on mulle jagatud ainult üks fail. Ei ühtegi peakausta ega kausta, rääkimata admin tööriistadest. See on kõik, mida ma siit näen. Samas kui Mendeley Industry all olen ma administraator. Profiili all on võimalik igaühel ka kahefaktoriline autentimine seadistada, isegi kui see ei ole nii-öelda ettevõttes kohustuslikuks muudetud. Süsteemi keelt on võimalik valida, meil on Soome, Läti, Leedu, Saksa, Portugali, Hispaania, erinevad variandid olemas ja see ei muuda siis kellegi teise kasutaja kogemust, kasutaja keelt, vaid ainult selle kasutaja, kes selle muudatuse teeb. Meil on olemas API, mis on siis programmeerijatele, arendajatele oluline, kui on tarvis liidestada mõnede teiste tarkvaradega. Teavitused, jälle, need on isiklikud, iga inimene saab ise valida, millele siis ta soovib selle teavituse triggeri seada. No näiteks, et kui keegi lisab uue faili, kas ma tahan sellest kohe saada teada e-mailiga või ma ei taha sellest üldse e-maili saada, mis on, ütleme, tavapärane valik, või soovin saada grupeeritult sellist infot. Ja grupeeritult tähendab, et ma defineerin selle grupi, näiteks igal esmaspäeval kell 9 ma tahan saada ühte koondi e-maili eelmise nädala kõigi nende tegevuste kohta. Ilmselt kooskõlastusteavitused ja digiallkirjastamise kutsed soovin ma tõenäoliselt kohe saada ja saan isegi valida, et see võib olla mõni mu teine e-posti aadress, ei pea olema mu põhiline e-mail, millele ma siis seda sorti teavitusi soovin saada. Halda rolle, siin on siis kõik minu need ettevõtted näha, kõik, millel ma olen ühtlasi administraator, on mul võimalik siis alla laadida see informatsioon siit, teades seda oma konto admin parooli ja näen ka palju mahtu siin on kasutusel ja selliseid detaile. Nii, ma loodan, et teil tekkis hea selge arusaam, mida folderitiga teha saab, kui võimas tööriist see on ja ootame teid kasutama.